Mina küll nii ei taha. Siin on sinu vanemad ja see oled sina. Vahest on nii, et vaadates oma vanemate ja vanavanemate elu peale, me mõtleme, et mina küll nii ei taha, mina küll niimoodi ei tee. Toon ühe näite, mis on seotud tööga. Näiteks järeltulija mõtleb, mina küll ei kavatse sellist orja tööd teha nagu minu vanemad. Nad olid päevad läbi tööl, nad olid kogu aeg väsinud, nendele ei meeldinud see töö, mida nad tegid. Ja mina küll nii ei tee. Ja sellega, et sa ei ole nõus nende valikutega, nende saatusega, sa justkui lõikad läbi energia ja elujõu. Jah, siin on võib-olla nende raske saatus, kuid mõtle selle peale, mida kõike head sa saaksid oma vanematelt õppida ja kaasa võtta oma ellu, milliseid ressursse. Võib-olla nendel on oskus pühenduda, võib-olla nad olid väga lojaalsed oma töös ja võib-olla nad oskasid seada ka piire. Töö on töö ja eraelu on eraelu. Sa saad raskuse jätta neile ja võib-olla tõesti nad tegid väga rasket tööd ja käisid tööl, mis neile ei meeldi, sest nende ajal oli see loomulik, ei olnud võimalust ega valikut, et mõelda, mida ma tõeliselt tahan, mis mind õnnelikuks teeb. Jah, võib-olla sinu ajal on see võimalik. Praegu on soodne aeg selle jaoks, et iseennast avastada. Kuid kui sa eitad nende panust, kui sa alahindad seda, siis suure tõenäosusega sa kordad täpselt seda sama, mida nemad. Vaata nende poole ja ütle järgi, kallid vanemad, ma nõustun teie valikutega ja teie saatusega. Teie ajal oli nii, kuid kui saate, vaadake mu poole hea pilguga, kui ma saan avastada ja uurida, mida mina tõeliselt teha tahan. Ma hindan teie panust ja teie jõu ma võtan oma ellu kaasa ja ma luban, et ma teen sellest midagi head.